E-kirja teel meiega eriti keegi suhelda ei tahtnud, proovime kommentaari saada telefonitsi, helistame Jaak Madissonile, Kristen Michalile, Lauri Laasile ja Priit Toobalile. Teid on süüdimõistetud 2 kohtuastmes, miks te tagasi ei ole astunud? Sellepärast, et lõplik õigeks või süüdimõistmine toimub ikkagi 3. astmes. Eesti kohtusüsteem on 3-tasandiline, ma soovin need astmed kõik läbi käia ja varasem tagasiastumine tähendaks ka enese süüdi tunnistamist. Aga kuna ma ei tunne ennast endal mingit süüd, siis ma ka ei astu tagasi. Kas te ei usalda Eesti kohtusüsteemi esimest 2 astet? Millest siuke küsimus? Et siis 2 astmes on teid juba süüdi mõistetud, kas see ei oleks piisav tagasiastumiseks? Aga kui 3. aste leiab, et me oleme ikkagi Priit Toobaliga kõiges õiged, pole seaduse vastu eksinud. Sellisel juhul mõistetakse teid õigeks, te saate puhasti poistena tagasi tulla. Kas selleks ajaks, kuni kõik süüdistused on lahendatud, ei oleks tark tagasi astuda? Aga kuidas me saame tagasi tulla? Kui me oleme oma mandaadist vabatahtlikult loobunud, siis me ei saa tagasi tulla. Vot. Ja nagu ma ütlesin ka, siis kui me astuksime praegu tagasi, siis me tunnistaksime ennast ise süüdi. Ja kuna me mingit süüd endale ei tunne, siis me ka tagasi ei astu. Olgu nii, suur tänu vastamise eest. Mida te ütleksite oma valijale siis kõikide nende viimaste skandaalide valguses? Oma valijat ma jätkuvalt tänan usalduse eest, mis mul sai osaks käesolevatel valimistel ja osutusin valitaks Riigikokku. Kindlasti ma loodan siiralt, et nii minu valijad kui ka terve erakonna valijad, keda oli üle 46 000 inimese, saavad väga hästi aru ka nende skandaalide ülespuhutusest ja väga kindlast kallutatusest. Ja kui ma vaatan praegust tagasisidet oma valijatelt, siis on päris selgesti näha, et need ei ole kõigutanud nii-öelda meie valijate siis usaldust või tahet. Kuidas on süüdistustega ahistamises? Ahistamist pole aset leidnud. Seal ei saagi süüdistust esitada, kuna ei saa esitada süüdistuse asjas, mida pole olnud. Et tegemist on Postimees mängib keskkriminaalpolitseid ja tegeleb nii-öelda oma tahtsi uurimisega, et palju edu meile. Nii, Kristen Michal. Mobiiltelefon, millele te helistate, ei ole siis... Väljas. Hallo? Tere, mina Priit Toobal. Ja, tervist, mina olen Jass Seljamaa, olen saate Fookus toimetaja. Saatsin teile eelmisel nädalal kirja intervjuu palvega. Aga nüüd on meil natukene kiireks läinud sellega, et kas oleks võimalik, äkki me küsiksime telefoni teel, me salvestame seda kõnet, et me küsiksime? No täna kindlasti valita selle siis tagasi, kui mulle varem aega on. Olgu. Jah, nägemist. Ta läks just hooldekodusse oma vanaemale külla.